Lämmakas soojas ja lummavas Rio. Lau külapood oli omaaegse Lau kogukonna keskseks kokkusaamiskohaks. Sinna toodi munemüügile, sealt käidi petrooli ostmas ja külarahvas sai seal uudiseid vahetada. Täna on talgupäev ja ma mõtlesin, et käiks külapoest korra läbi ja tooks talgulistele midagi head ja paremat. Pikase maa kohal taevas sai tähti nii täis. Ainsamaks keeleks sai armastus siis. Sinuga hea jäävad kokku meid viis. Näis meile öösse kui viis. Ja oled kaunis kui aare. Ja oled vaimustav nii. Ja viinin nüüd õnne maa. Pikk tee selja taga. Vahepeal tuli postijaamast kutsarit ja hobust vahetada. Aga läheme vaatame, mis nüüd siis poes on. Tere Pasaagu mõtle. No tere Otsatalu peremees, mis asi siin nüüd poodi ajas? Mul külas talgud praegu pooleli ja tulin head paremat teilt siin ostma vaatama. Oi, ma annan kohe veini või? Ma tulen kõigepealt kontrollima, kas minu vanaema munakast on alles, millega ta mune omal ajal poodi tõi. Ma otsin, ta siin kuskil peaks olema. Näe, vaata, aga ta on tühjaks saanud. On tühjaks saanud? Tühjaks saanud, jah. Nii. Ma viiks siis talgutele midagi head õllekraami, mida sa siin oskad praegu pakkuda välja. Ma annan sulle eledat, see on niisugune väikesevaisteline ja... Nii. Aga naistele ma peaks midagi magusamat asja viima. Pane mulle 3 kotti sefiiri. Ahaa, ma panen kohe siit igast ühest midagi. Pane igast ühest midagi. Peaaegu, et hakkab tulema. Väga hea, väga hea. Jõudu tööle, head talgulised! Jõudu tarvis! Ma käisin teile Lau külapoest head paremat toomas. Nagu näete, siin enam poodi pole, aga meie Lau külakauplus on täna avatud Tallinna Vabaõhumuuseumis ja tõenäoliselt ainuke külapood Eestis, kus on oma toimiv kauplus. Aga tulge siia, tõin teile külakosti. Kõik on saanud. Ja andke andeks, et mulle hakkab kohe inglistel praegu külakoosolek. Mina pean sinna lippama, et soovin teile jõudu ja edu. Kuulutangi välja Inglise Arendusseltsi erakorralise avaliku seltskondliku näidiskohtu koosoleku Aare Hindreme küsimuses. Aare teeb meil ingliste piirkonna suureks, siis üritustel tutvustab tuntud inimesi nagu Urmas Reinsalu, Marko Kaljuveer. Juurtega mees Lau külast tegeleb kõigega ja kõigiga ja ei anna ka Lauküla inimestele rahu, ta ajab meid ka samamoodi takka, nii et. Aare on igavene tegus ja abivalmis mees ja ta veab mind alati ajaloolistele üritustele. Vaatamata sellele, et Aare isiklikus kogus on üle 3000 trükise, on ta veel neid juurde loonud 6 tükki. Ta käib ja kingib sõpradele, tuttavatele ja igasugustele ilusatele inimestele raamatuid. Neid on juba kingitud üle 100. Ta on abivalmis, asjalik. Ma ei saa midagi halba ütelda. Ma olen isegi 2 korda Riigikogus käinud. Ühe korra on Aare isiklikult sinna viinud meie pulti. Aare kirjutas projekti külalippude tegemiseks. Ma tõstaksin Aare koos nende ilusate lippudega. Kui heiskad lippu, siis mõtledki, et Aare on üks väärt meest, keda võiks samamoodi kergitada sinna kõrgemale.
Aare on üks selline kogukonna aktivist. Aare on alati selle ideede generaator, mulle meeldib öelda, et ta tuleb alati, tal on ette valmistatud mitmed ideed, et ma ei tea, kuidas te nende peale reageerite, aga minu ideed on siin. Aare ettevõtmisel tehti ka, moodustati Inglist arendusselts. Aare Hindremäe jälle, et küla külaks ja nimetuseks lasi välja, ilmutas ka Lauküla postmargi. Nii et võib öelda, et mees on nagu orkester. Esiteks on Aare 10 aastat toonud kõikidele külaelanikele häid uudiseid läbi vallavaatleja, meie kohaliku ajalehe. Aare on olemas alati ja igal pool ja seda oma kaameraga. Aare on viimased 30 aastat üles filminud iga sündmuse, mis on Kehtna vallas toimunud ja loonud sellega õppematerjale igale Kehtna valla uuele ametnikule. Aare oli ka seotud Raplamaa külade liiduga. Raplamaa külade liit siis valis aasta küla ja aasta sädeinimest Raplamaa maakondlikult. Öeldakse, et kes teeb, see jõuab ja Aare jõuab. Ta on olnud pikaajaline Kaitseliidu liige, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu liige. Talle on presidendi poolt annetatud teenetemärk. See mees nagu orkester on mõjutanud Raplamaad, on mõjutanud Eestimaad. 2004. aasta sügisel asutati Krimmi eestlaste tugiselts, lühendatud KETS, mille juhatusse kuulusid Piret Laidro, Maido Pärnsalu ja Aare. Aare oli 2 keeles ilmunud ajalehe Krimmi eestlased toimetaja. Tema eestvedamisel, panen tähele, kirjutati alla 2009. aastal sõprus- ja koostööleping Kehtna valla ja Krasnogvardeiski rajooni vahel. Tema talust hakati ühiselt teele saatma, Krimmi saatma kõiki sinna suunatuid eesti keele õpetajaid. Aare peres elasid suviti Krimmi eesti noored. Aare kaitseks ma tahaksin öelda seda, et ta tegelikult jõuab kodus ka vahel olla. Aitäh! Kes on selle otsuse eelnõu poolt, palun käega märku anda. Aitäh! Ja loen ette otsuse. Laukülavanem, otsatulnud 4. põlve peremees Aare Hindremäe on Inglist arendusseltsi avaliku seltskondliku näidiskohtu koosoleku otsusega vääriline kandma tiitlit Kogukonna hing 2026.